Tere tulemast Tiiu õhturännakute podcasti, kus on jutuks rahulikud teemad erinevate saatekülalistega. Kes soovib täielikult lõdvestuda ja miks mitte magama jääda, siis teie jaoks on kõige lõpus meditatsioon. Mina olen saatejuht Eha Kruus ja minuga on täna siin podcasti stuudios Heiki Mägi, kes on tervisliku toitumise eestkõneleja ja Frillis äpi looja. Tere tulemast, Heiki! Aitäh kutsumast ja väga ilus sissejuhatus. Ma tänan. Et juttu teeme täna soolast, et muidu ju teatakse, et sool on üldiselt ohtlik ja kahjulik, seda ei tohi palju süüa, aga on ka teistsuguseid seisukohti ja nendest me siis nüüd veel kuuleme sinu suust. Aga palun kõigepealt räägi, et mida sa üldse oled teinud ja mis asi on see Frillis äpp ja mida sa siin toitumismaastikul meil oled ette võtnud? No minu taust, ma olen niisugune toitumise vallast toimetanud kuskil 25 aastat, lõpetanud kunagi Tartu Ülikooli füsioteraapia erialal, juba sealt sai mingi sellise pisiku sisse, et seal on väga palju füsioloogiat ja biokeemiat, kõik, mis hästi palju selle toitumise teemaga nii-öelda haakub. Aga sellise pärast ülikooli ma hakkasingi tegema käsitsi toitumiskavasid inimestele, olin personaaltreener ja mingil hetkel tegin siis ühe praegu Eestis vist kõige tuntuma toitumise äpi ka. Ma hakkasin kõva häälega nime ütlema, aga olin seal kuskil selline 11-12 aastat, tulin sealt ära ja nüüd siis äkki 4 aastat tagasi ja nüüd toimetan siis täiesti omal käel, teen siis sellist äppi nagu Frillis, mis siis aitab inimestel annab sellist natuke tervislikumat suunist, ma loodan, toitumisele juurde, et mitte ainult kalorid ja grammi pealt kaalumine, vaid ka kõik need muud asjad, mis on hästi olulised. Ja lisaks siis vean mõnda väljakutset ka, et ühe nimi on näiteks saada kalorite lugemine, toidu kaalumine kukele, nii et selline tervise, heaolu, inglise keeles sõna longevity teemaline selline asi on mul kogu see elu täna on. Väga tore, ma loodan, et inimesed leiavad su veebist ülesse. Jah, ma usun ka. Aga tänane teema on sool ja mis selle soolaga siis on? Kas ma tohin siis süüa või ei tohi, et siiamaani ma olen kuulnud, et ei tohi eriti palju süüa, mida vähem, seda parem. No võib-olla huvitav sissejuhatus teemal on see, et mul on äi, kes on hästi tark mees ja iga kord, kui ma temaga soolast räägin, siis tema ütleb, et sool on kahjulik, ei tohi mitte grammigi võtta, et kõik toidud peavad olema magedad. Nii. Ja siis ma alati suhteliselt kummastunud olen seda sellest. Seda meile ju tükk aega räägitud ka. Ma pigem ütlen täna, et sool on meile hädavajalik. Meil on nii palju asju, milleks meil soola on vaja ja miks on soola mitte söömine isegi pigem sulle kahjulikum kui selle söömine. Loomulikult on äärmused ka, et ma ei räägi mingitest totaalsetest äärmustest, aga mina söön soola täiesti normaalselt, ma ei söö ühtegi toitu magedalt, ma panen soola vee sisse, joon hommikul, ärkan üles, minu hommikurutiin, mis on suhteliselt pikka, üks sellest rutiinist on see, et ma võtan klaasitäie vett, panen sinna 1/3 teelusikatäit keldisoola ja joon hommikul selle esimese asjana ära. Mis on keldisool ja kust seda saab? Keldisool on, neid soolatüüpe on erinevaid, et meil on olemas, on ju see tavaline valge lauasool, mis on siis naatriumkloriid, siis on meil, mis on üldiselt hästi levinud, mina seda näiteks üldse ei söö. Meil on Himaalaja roosasool, mis on hästi levinud, keldisool. Keldisool on küll vähem levinud, seda vaikselt on hakanud siin. Kas ta on toidupoes või on ta kuskil ta pigem on tervisepoodides? Ökopoodides, jah, aga miks mulle keldisool nagu meeldib, et ta on hästi mineraalirikas ja eelkõige kõige magneesiumirikkam sool. Ja hommikul täpselt, et kui ma olen öö otsa olnud vedeliku puuduses, siis mis soola üks hea mõju ongi see, et ta aitab sul tegelikult veel jõuda õigesse kohta, et piltlikult öeldes, kui sa oled öö otsa joomata, hommik ärkad üles, jood tavalist vett, kindlasti võib-olla ka täielikult filtreeritud mõni joob, siis ega sa sealt soolasid väga ei ole, mis tähendab seda, et see vesi käib sinust lihtsalt läbi. Eks me vajame soola selleks, et see vesi jõuaks jääks ju kehasse number 1 kinni. See ei ole kahjulik, et see vesi minust läbi käib, see on igati hea. Aga oluline on ka see, et see vesi teeks oma tööd, et ta jõuaks õigesse rakkudesse ka, et kui ta põhimõtteliselt sust läbi käib, siis väga tolku uhab lihtsalt sinust, käib sinust läbi, et sul on vaja, et see vesi ikkagi jääks ka sinu kehasse kinni ja saaks ka raku sisse.
oota nüüd aga see keldisool, et miks just keldi? Lihtsalt kiiresti miks ta mulle meeldib, ongi see, et ta on kõige magneesiumrikkam sool. Okay. Ehk siis meil on, et sool hästi, soolas on põhimõtteliselt, mis siis soolas on? Põhiline toimeaine on naatrium, on ju, mida on siis kõikides soolades peamise koostisosana, on ju. Aga on ka vaja, soola toimimiseks on meil vaja siis magneesiumit ja ka kaaliumit. Ehk siis ja see magneesium on üks nendest, mis mind väga selle keldisoola juures kõnetab, aga põhimõtteliselt päeva lõpuks sobib ka näiteks Himaalaja sool, meresool. Tavaline selline valge lauas olev mure ongi see, et seal on ainult 2 mineraali, on ju, naatrium ja kloriid. Et kõik muu on sealt välja võetud, et kõik, kes soola tarvitavad, siis number 1 asi, mida ma soovitan teha, on see, et võtta see tavaline valge lauasool asenda kas siis meresoolaga, keldisoolaga või siis näiteks Himaalaja roosa soolaga. Aga keldisoola asi on see, et kuna ta on hästi magneesiumrikas, ta seob vett, siis kui sa ostad selle paki soola endale, siis ta on niiske, märg, et sa ei saa seda kohe panna kuskile soola nii-öelda topsi, või soola sellesse, mis sooladoosi, mis siis seda soola peenestab, et tal läheb umbe. Nii. Aga soola tarbimise koha pealt on siis olemas vana kool ja uus kool, saan ma õigesti aru asjast? Mingis mõttes, jah? Mingis mõttes küll, jah. Vana kool on siis see, on ju, kes ütleb sulle, et ära soola söö, sool tõstab vererõhku. Ja eks meil on ka nagu äärmused, on ju, äärmuse all ma peangi silmas seda, et kui sinu harjumus süüa on päevast päeva poolfabrikaate, on ju, mis on kuskil mujal valmis tehtud, siis ilmselt sa saadki võib-olla liiga palju soola, on ju. Et seal on soolased, seal kõik... seda sa ei eita, jah? Või kui ma armastan väga eeringat ja muud säärast. Ma ütlen, iga äärmus on nagu võib-olla läheb nagu väga käest ära, aga pigem ma ütlen, et normaalne soola tarbimine, kus sa sööd normaalselt, paned soola ja paned vahepeal soola ka vee sisse, kui sa higistad palju, me ei higista kunagi ainult puhast vett, on ju, siis ma arvan, et see on nagu väga okei. Aga siis arstid ütlevad põhimõtteliselt, et see tekitab kõrgvererõhku. Mida sina selle koha pealt ütled? Ütleme pigem... Sul on ju ka, sa ju toetud kellegi andmetele, et sa ei ole seda ise välja mõelnud. Ja. No ütleme nii, et see kõrgvererõhu jutt on käinud väga, väga pikka aega, on ju. Täna pigem need arvamused natukene on hakanud muutuma. Et seda kõrget vererõhku, on tehtud päris palju uuringuid, kus on antud inimestele öeldud juhis, et näed, mingi seltskond, mingi grupp, kellel on kõrge vererõhk, et nüüd ära soola söö. Ja tegelikult see vererõhu langus on olnud 1-2 pügalapunkti, mis on tegelikult suhteliselt pigem on marginaalne. Ja kuhu see täna see teadus või siis see arvamus või see suunis on jõudnud, et me oleme küll soola löönud nii-öelda risti, aga tegelikult võib olla asi hoopis insuliini tundlikkus või ütleme kõrges insuliinis. Ehk siis me jõuame kohe selleni ka, aga võib-olla lihtsalt natuke kommenteerides veel seda vererõhu teemat, on ju, siis kui mis siis juhtub, on, et kui me sööme soola, siis sinu keha tegelikult hoiab seda ütleme, siis me sööme soola, meil tekib janu, me joome vett ja sool hoiab seda vedelikku kehas kinni, on ju. Ja mis omakorda tagab selle, et keha tahab siis seda keha veresoolasust siis vähendada ja selleks ta siis suunab, vedelikku suunab sinu verre, ehk siis seda, et just, et see soolatase alla tuua. Ja tulemuseks on see, et sinu vere nii-öelda siis maht või verevolüüm suureneb, mis omakorda tõstab siis vererõhku. Aga väga paljudel inimestel on see pigem selline ajutine, et see ei ole krooniline mure, et see on pigem ajutine mure, mis on nagu normaalne. See läheb mingi paari tunniga mööda. Ja ütleme, väga paljud inimesed on üldse ka sellele, ei ole väga tundlikudki selle suhtes, et ütleme tavalise normaalse vererõhuga inimeste puhul kuskil 80% ei ole selle suhtes tundlikud. Kui me räägime eelhüpertensioonist või eelvererõhust, siis kuskil 75% ja kui me räägime inimestest, kellel juba on kõrge vererõhk, siis kuskil 55% umbes. Nii, et nemad peaksid ikka ettevaatlikumad. Jah, aga jällegi ma ütlen, et pigem tänases kontekstis me räägime normaalsest mõistlikust soola tarbimisest, siis mulle meeldib alati see analoog tuua, et kui meil on kuskil tulekahju
ja tuletõrjujad siis kustutavad tuld, et nad on kuskil sealt kuriteo nagu paigal olemas, aga nemad pole justkui need, kes see tulekahju on nagu süüdanud, et me oleme ka täna löönud selle soola nagu täielikult nagu risti, on ju, aga tegelikult peamine põhjus, miks meie kõrge vererõhk on, peituda hoopis mujal ja selleks on tegelikult see, et meie toitumisharjumused tingivad siis selle, et meil on pidevalt kõrge insuliini tase. Ehk me jõuame sinna, et süüdi pole sool, vaid hoopis suhkur või? Väga õigesti öeldud, ma poleks saanud seda paremini öelda. Et kui meil on kõrge insuliin, siis ühest küljest nii-öelda sinu veresooned ahenevad, mistõttu siis vererõhk tõuseb ja kõrge insuliini tase sunnib ka siis neere hoidma rohkem soola kinni, mistõttu jällegi vedelikku tuleb rohkem, vere nii-öelda selline siis veremaht või vere siis volüüm suureneb, mis jälle tõstab omakorda vererõhku. Et kui sul on väga raske vererõhku langetada, siis kui sul on pidevalt kõrge insuliin. Et see on selline, see teadmine, mida väga pikalt ja põhjalikult pole räägitud, mina olen ka tegelikult kasvanud üles seal koolkonnas, kus ainult räägitigi, et sool on number 1 põhjustaja vererõhul, on ju. Seda on kõigile räägitud. Siis täna me oleme mitte ainult soola kontekstis, vaid ka tavalise sellise toitumise kontekstis jõudnud selleni, et ilmselt insuliin on see, millega me peaksime kõige rohkem tegelema. Ja insuliini tundlikkus on vist juba nagu peaaegu epideemia, sest suhkur vaatab meile vastu igast toiduainest igalt poolt. Jah, et paraku nii on ja võib-olla mis insuliiniga selles samas kontekstis ongi nagu hästi halb ongi, et kui sul insuliin on palju veres, siis kehal on üliraske, ta ei hakka elu sees kulutama või kasutama sinu keha rasvavarusid energia saamiseks, tema kasutab ikka oma glükoosi või seda suhkrut, on ju. Tegelikult see on meile väga-väga halb olukord, ja mitte ainult siis, et me sööme, ma ei tea, mingisugust suhkrujooki joome, on ju, aga tegelikult me võime sama efekti tekitada ka endale pealtnäha justkui nagu täiesti tavaliste toitudega, arvates, et need on tervislikud. Et suhkur on tegelikult peidus absoluutselt igal pool. Lihtsalt tuleb osata ise seda nagu leida ja märgata ja näha, et kus see on. Ja kuskilt lugesin, et suhkrul on täna välja mõeldud kuskilt 250 nimetust. Eks kui sa võtad pakki, on ju. Ja sa võib-olla ei adugi, et seal on suhkur, sest see on mingisugune, ma ei tea, sahariin on vist lihtne, aga neid on igasugune. Ütlen üle 200 erineva. 200. Ega tootjad ei ole ka rumalad, et nad peidavad seda. Eks nad saavad sellest ka aru, et suhkur on sõltuvust tekitav, mis tähendab seda, et mida rohkem sa suhkrut sööd, seda rohkem seda tahad, erinevalt soolast. Sool ei ole sõltuvust tekitav. Aga võib-olla, ütleme, soola puhult soolast veel rääkides, et siis mis on selle puhul hästi oluline ka, et kui küsid, kui palju seda süüa on ja meil on riiklik soovitus, on, et kuskil äkki 5-6 grammi, ütleme teelusika täis soola päevas, kus on siis kuskil 2600 milligrammi siis naatriumit, on ju. See on hästi individuaalne, mis tähendab seda, et toon lihtsa näite sulle, kui sa kohvi jood juhuslikult? Jaa. Kui palju päevas? 1 või 2 tassi. Okei. Kuskil 2 tassi kohvi joomine tekitab sulle juba kuskil 1/3 teelusika täie nii-öelda soola kadumise kehast. Ehk siis väga palju tegevusi, mida sa igapäevaselt teed, nagu näiteks kohvi joomine on üks, on ju, mis viib sinu kehast naatriumi ehk siis soola välja. Samamoodi on trenn. Käid trennis, jällegi jood tavalist mingisugust vett, on ju, kraanivett, on ju, siis fakt on, et see, mida sa selle trenniga välja higistad, sa elu sees ei joo sealt kraanivees seda sama tagasi. See on hästi oluline, kui sa käid saunas, sama asi on, me higistame, on ju, kõik see. Ma tavaliselt alati, kui ma lähen trenni või ma lähen sauna, siis ma tegelikult enne ma joon kuskil pool tundi enne, jälle teen oma pisikese soolalahuse. Võtangi kas või näppu otsaga natuke soola, panen vee sisse, joon selle ära.
ennetan seda nii-öelda seda mineraali ja soola kadu, mitte ainult naatriumi, vaid ka tegelikult teised mineraalid, mis soolas ju on. Mida veel tihtipeale ei teata, on see, et kui hästi populaarne on ka maailmas on ketodieet, ma ei tea, oled kuulnud sellest? Olen kuulnud, jah. No, põhimõtteliselt on ta selline madala süsivesiku sisaldusega dieet. Põhimõtteliselt söövad rasva. Põhimõtteliselt söövad rasva. Ja leitud, et see sama madala süsivesiku sisaldusega dieet viib ka väga palju soola kehast välja. Eks need inimesed, kes mõtlevad nüüd, et ma hakkan nüüd korralikuks, ma nüüd hakkan ühesõnaga ketodieet iseenesest ei ole nagu halb, kui seda mõistlikult teha, et täpselt ta suudab seda insuliini taset alla tuua. Süsivesikud on need, mis põhjustavad seda insuliini nii-öelda spike'i või seda piiki, siis rasvad tegelikult seda ei tee ja valgud ka eriti mitte. Aga täpselt, et sa pead seda tegema väga teadlikult, just et sa selle soolaga jälle, mis su kehast välja läheb, et sa sellega nagu puusse ei pane. Ma ütlen, et siin on nagu väga palju nõkse ja asju, miks seda tasub teha, et soola puudus kehas kui selline toob pigem nagu väga palju halba asju, ka samamoodi insuliini tõus, millest ma rääkisin, on ju, isegi soola puudus kehas tõstab seda keha insuliini taset, ja ajab meid suhkrut sööma, just. Ja kui sa soola üldse ei söö, siis lõpuks avastad, et sa sööd hoopis mingid kooke ja komme, mis huvitaval kombel. Üldse süsivesikud on meie siiamaani ei ole väga nagu, ma tihtipeale ma saan nagu arvamust, et oi, et Heiki, miks sa nii palju valku soovitad süüa, et see on ju nii kahjulik. Ja siis okei, aga ma ei ole kunagi kuulnud, et keegi nagu vaataks viltu, keegi kommi või kooki või mingeid asju sööb, et see on nagu tavaline kultuuri osa, aga nüüd, kui ma ütlen, et söö toidukorraga 30 grammi valku, on ju, siis oi, see on nagu, kuule, see on ju nii kahjulik meile. No aga meie lihased ju tahavad ka saada midagi. Ja. Et jah, see insuliini teema on üks, mida ta põhjustab, ta võib põhjustada sinu südamelöögi sageduse tõusmine, pulsi kiirenemist, sama see erinevad unisused, krambid, kõik see on ju, kui soola liiga elektrolüüdid, mis tegelikult kehast välja lähevad. Neid asju, mida tegelikult soola puudus kehas tekitab, on päris palju. Et ma ei arva, et sa nüüd peaksid hommikust õhtuni võib-olla lusikate viis endale soola sisse kallama, aga see, et sa nüüd oma arsti või doktori soovitusel soola üldse enam ei söö, et see on pigem nagu tegelikult on raske kahjulik. Ka soola mitte süüa, sest seda on ka ju igal pool tegelikult. Jah, sõltub, mida sa sööd, et kas sa teed ise süüa, kas sa ostad poolfabrikaate, ma olen ise selline väga ise söögitegija, et mulle meeldib, mul on toidule väga palju nõudmisi ja ma tunnen, et mitte väga väheseid kohti ja väheseid tooteid poes suudavad seda rahuldada. Ma ei tahaks öelda, et ma väga äärmuses olen, aga pigem teadlik ja ma oskan üritan ikkagi teha natuke paremaid valikuid. Ühesõnaga hästi teadlik. Aga kui palju sa siis seda soola, see, et mitu grammi, sa ütlesid 6 grammi või? No see on niisugune riiklik, jah. See ei ütle mulle midagi ausalt. Teelusika täis. No ikkagi ei ütle mulle midagi, sest ma söön seda soola ju toiduga, siis ega ma teda ei söögi teelusikaga. Jah, ega seda nii ongi väga raske sul kokku panna, aga kui sa küsid, palju mina soola päevas söön, ma teen, võtan oma... Kuidas sa seda mõõdad? Jah, et ma arvan kokku ma päeva jooksul söön kuskil vähemalt 2 teelusikatäit soola, mis on siis 2 korda rohkem, kui riiklik soovitus ütleb. Aga see nüüd sõltub ka inimese kehakaalust? Sõltub kehakaalust, sõltub sellest, kui palju, kui palju sa higistad on ja mis sa teed, et minul on, täpselt ma tean, et mul on trenn on ju hommikul või üks trenn päevas, ma pean selle ära nii-öelda, siis ma joon päevas umbes 3-4 tassi kohvi, ma pean selle nagu taastama on ju ja mu toit, ma ei ole küll toidu harrastaja, aga mu toit on pigem, ütleme nii, et seal ei ole nüüd meeletult üleliia palju süsivesikuid, et niisugune 35%, ei ole see midagi, see number ilmselt midagi ei ütle, aga see on pigem, ütleme, toon see lihtsa näite, et riiklik soovitus on süsivesikute puhul kuskil kas oli 40-45 kuni 60% toiduenergiast võiks tulla süsivesikutest, on ju, siis minul on ta alla selle normi, et ma päeva jooksul nii palju ei söö. Aga muidugi väga seal alumises äärmuses ka ei ole, et ma söön ainult rasva ja valku, et aga sellegi poolest, et ma kuskil 2 korda rohkem, kui riiklik soovitus on, kui ma võtan nüüd tavainimese kontekstis, on ju, kes kuulab,
siis ütleme, see tavainimene on naisterahvas. Jah, naisterahvas, siis minu 60-70 kilone. Noh, minu soovitus on, kui sa ise teed süüa, on ju, normaalset toitu soolata, ei pea olema nüüd kibe soolane, aga pigem normaalne. Kas maitse järgi soolane siis või? Maitse normaalse soolasusega, noh, ma ei tea, kus... Tegelikult see maitse areneb või kui sa vähe soola paned, siis maitse lähebki sinna, et sa ei tahagi nii palju seda. Ja, aga normaalse soolasusega ja noh, mis mulle alati meeldib soovitada seda sammust hommikust soolajoogi häkki. Ehk siis hommikul ärkad üles, siis nagu ma ütlesin, et klaasis vees 1/3 teelusikatäit keldisoola. Noh, ta annab sulle siis nii naatriumit, kui ka annab muid mineraale, muidugi mikrokogustus on ju, kuna see kogu, noh, seal ei ole seda nii palju. Aga sellegi poolest, et jällegi. Ma ütleks siia vahel, et mul on isegi soolast vett raske juua. Tegelikult mina olengi ennast treeninud selliseks, et ma väga tarvitan soola. Noh, see ei ole nii hull tegelikult. Mõni, kes värskat joob, näiteks mõni joob, ma ei tea, mingit värskat või vitautast, see on ka siuke hästi tavaline. Mina ei joo seda 2 põhjusel. Üks põhjus on see, et mulle ei meeldi plastik. See on muu teema, millest täna me väga süvitsi ei lähe. Teine on see, et ta on kallis. Mul on endal palju lihtsam seda soolvett teha. Ma võtangi oma vee. Mul on küll oma veefilter paigaldatud, sõltub ka võib-olla rahakoti paksusest, kas sa tahad seda, filtrid on ka erinevaid, isegi Brita veekann näiteks teeb asja ära, võtab need mingi osa nendest halbadest asjadest kinni ja panedki selle soola sinna sisse ja muul ajal, täpselt mul ongi, et ma joon tavalist vett, aga kui ma siis lähen trenni, kuskil 30 minutit enne, siis teen sellise hüdreerimise, siis annan kehale selle soola, et siis ma lähen trenni ja isegi kui ma võin rääkida sportlaste kontekstis ka, et ma olen päris palju koolitanud ka sportlasi ja näiteks ratturitel on tehtud uuringud, kus on leitud, et selline väga kindel selline soolvee joomine kuskil 60-90 minutit enne seda pingutust pikendab nende pingutust, nad jõuavad rohkem, et see on niisugune väga huvitav maailm. Aga hakkame siis nagu vaikselt lõpetama, aga ma küsiks veel seda, et või ütleks, tegelikult mainiks seda kõigepealt, et äkki ikka inimesed, kellel on pistmist kõrge vererõhuga, et võib-olla neil oleks kasulik siiski arstiga nõu pidada, et see oli meil lihtsalt selline praegu mõtteaine siin, millele edasi mõelda. Jah, ma annaks et andsime uue sellise vaatenurga juurde, aga ma panen südamele, et proovi oma seda insuliini taset alla tuua ja vaata, mis su keha teeb. Ehk siis me saame järgnevates podcastis sellest ka rääkida, aga just, et kui sa õpid oma veresuhkru taset stabiliseerima läbi toidu, läbi selle, mida sa sööd, siis ma olen päris kindel, et sinu vererõhk jõuab normaalsele tasemele tagasi. Aga ma küsin lihtsalt sellise küsimuse veel lõppu, et sul on ju palju kliente, et mis on 3 vaenlast, mis nagu ei lase inimestel alla võtta, mis need on? 3 vaenlast... Võib-olla üks ongi see sammune insuliini teema. Kas on kohe esimene? Ma ütleks, et see on, kui sa millestki peaks alustama, siis õpi ära, kuidas toitud, milline mõju toitudel on sinu veresuhkru tasemele. Teine on võib-olla selline, mis ei ole otseselt toiduga seotud, aga on selline, mis on hästi palju seotud stressiga, hästi palju seotud unega. Huvitav näide lihtsalt, et on tehtud uuring, et inimesed, kes eelneval päeval kogevad rohkem stressi, järgneval päeval kulutavad vähem energiat. Ja võib-olla 3. asi on võib-olla ütleme, kui me räägime toitumiskavadest ja ütleme, eks võtan nüüd käsile ennast, siis hakatakse minu arust see toidukogus, mida inimesed söövad, on liiga väike. Minnakse kohe väga suurtesse ekstreemsustesse. Pigem tuleks jälle ära õppida see, et kuidas seda toitu nii kokku panna, et sa võid sellest kõhu täis süüa, kartmata, et sa oled üle söönud, kartmata, et su insuliin kohe hakkab nii-öelda hullu panema ja kõik muud asjad lahenevad iseenesest. See huvitaks mind ka väga. Aitäh väga hea jutuajamise, siin on mõtteainet nüüd kõvasti. Suur tänu tulemast.
ja teie ärge veel ära minge, sest järgneb ka meditatsioon, kus me siirdume kujuteldavale paadirännakule. Aga meeldetuletuseks veel seda, et podcasti varasemaid osi näete te Õhtulehe veebist. Ajakiri Tiiu on paberväljaanne, mis ilmub igakuiselt ja seal ilmunud lugusid näete samuti Õhtulehe veebis või otsige Ajakiri Tiiu üles Facebookist. Hea kuulaja, kutsun sind endaga kaasa. Sea end oma kujutluses valmis õhtuseks paadisõiduks. Sule silmad. Alustuseks too tähelepanu hingamisele. Püsi oma loomulikus, aeglases rütmis. Sa ei pea midagi muutma. Iga sissehingamine toob su siia hetke. Iga väljahingamine viib sind pisut sügavamale puhkusesse. Kujuta ette, et sa istud väikeses paadis. See on lihtne puust lootsik, täpselt paras mugavaks istumiseks. Paat õõtsub vaikselt rahulikul järvel. On hiline õhtu. Õhk on pehme, soe ja tuuletu. Järvepind on sile nagu klaas. Sellelt peegeldub kuu valgus. Kõik on vaikne. Ainult su paat liigub. Aeglaselt, peaaegu märkamatult. Sa ei aeruta. Sa lihtsalt lased paadilt riivida. Ilma sihtkohata. Ilma, et sul kuhugi kiiret oleks. Iga väike veevirvendus rahustab sind. Õõtsumine kiigutab sind just kui lapsepõlves, kui keegi sind sülle võttis ja hoidis. Vesi loksub tasakesi vastu paadi külge. See heli on pehme ja kordub samamoodi nagu hingamine. Tunneta oma keha. Su õlad on lõdvestunud. Käed toetuvad rahulikult paadi servale. Kael on kerge. Nägu on pehme. Iga lihas võib nüüd puhata. Sellel vaiksel ööl, selles paadis oled sa täiesti hoitud. Vaikus ei ole tühi, vaid täis rahu. Kujutle, et kuu valgus puudutab su nägu. See ei ole külm ega ere, vaid õrn ja leebe. Kuu valgus paitab su otsaesist, su põski, su lõuga. See valgus justkui hajutab kõik, mida sa päeva jooksul pidid endas kandma. Nüüd võid vabaks lasta iga mõtte, mis sind täna külastas. Nad ei pea kaduma kohe. Las lihtsalt riivivad kaugemale. Mida rohkem neid lahti lased, seda kergem on olla. Kui su meel toob esile mõne mälestuse, tunde või küsimuse, tervita seda. Ja siis luba tal lahkuda. Sa ei pea millegi üle otsustama. Kõik võib jääda nii, nagu on. Nagu järv, mis on sügav ja vaikne. Nagu kuu, mis on alati kohal. Hinga veel kord sügavalt sisse. Hinga veel kord pikalt välja.
iga sissehingamine toob selgust. Iga väljahingamine viib sind lähemale sügavale puhkusele. Sellel järvel, selles paadis oled sa vaba. Sa ei pea kuhugi minema. Sa ei pea kellelegi midagi ütlema. Sa ei pea midagi parandama. Sa oled lihtsalt siin, sellel järvel, kuu valguses, iseendaga. Jää siia nii kauaks, kui soovid. Kui sa jääd magama, siis on kõik hästi. Kui sa naased ruumi, siis tee seda õrnalt.